Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Mina olen Meelis Väljamäe ja sellesse saatesse olen ma kutsunud meie köögitehnika ja ilutoodete eksperdi Eveli rääkima sellest, mida just nendes valdkondades on sel suvel uut põnevat ja võib-olla isegi lausa üllatavat. Seal on hästi palju või vähemalt mitmeid päris põnevaid uusi asju, mida mina pole varem näinud. Esimene asi, mis mul kohe silma jäi just sellepärast, et tänapäeval on korterid väiksed ja mul on ka see probleem, et järjest rangevaks minevate taaskasutusreeglitega on päris keeruline sorteerida asju erinevatesse kottidesse, eks ole, või prügikastidesse ja siis pärast seda ära viia õigesse kohta ja sellepärast teeb mulle kohe nagu silma selline asi nagu Sage'i komposteerimisseade või selline, mis võtab biojäätmed ja teeb nad pisikesteks, vähe ruumi võtvateks graanuliteks ja toot ise väidab, et siis ta paari tunniga või 4 tunniga vist teeb 80% väiksemaks need biojäätmed ja ühtlasi selliseks nad ei lõhna, eks ole, nii et väga hea. Ja see ongi see mõte tal, et esiteks biojäätmeid me tegelikult saame ju nii-öelda taaskasutada ja see masin siis teeb 4 tunni jooksul 2-liitrisest nii-öelda biojäätmetest teeb siukese 300 milli kuiva puru. Ja seda kuiva puru on siis loomulikult on lihtsam prügikasti panna, sest on väiksema mõõduline ja tegelikult ma saan kasutada ta peenras, kellel on peenrad. Just, kellel on oma majad, eks ole või niimoodi. Yeah. Mina olen mõelnud just, mul on kodus see, et mul on prügimajas on siis eraldi biojäätmete konteiner ja väga keeruline on sinna midagi kogudesse, ei ole nagu ruumi selleks, et võtta seda eraldi kasti kuhugi tuppaks, kuhu see biojäätmed siis kuju lähevad ja see masin on nagu selle koha pealt teada, mahub ta on ilus masin, et mahub kuskile nurka ära, eks ole, ja tema jaoks ei pea olema, ta ei ole nagu prügikast, eks ole, ta on nagu ilusam ja siuke. See on üks väga suur pluss tal, et ta on just nimelt kinnine ja kuna tal on filtrid vahel, siis seda biolaguneva jäätme lõhna ei tule tuppa. Just. 2 liitrit, see on enam-vähem selline, et selline paari päeva või ütleme niimoodi, et teed ühe korraliku supi, koorid see kartulit, porgandit või sibulat, viskad need koored sinna sisse. Kõik kohe sisse ja kohe teeb, ta ongi siukese mõttega, et ta kõigepealt kuivatab seda jäädet, siis ta purustab ja siis ta jahutab, ehk siis ta teebki siukse hästi-hästi väikseks ja töötab hästi vaikselt. See on hästi tähtis, eks, et ta põhimõtteliselt ei kuulegi, et ta töötab. Ja, et pigem ei tahaks mingisugust suurt mürisevat masinat. Kui sul külmkapp selle kõrval on, siis tegelikult külmkapp teeb rohkem häält, eks ole, nii et selles mõttes. Ja, kui külmkapil on see aktiivne periood nii-öelda. Just. Et minu arust nagu siuke väga äge masin, et ma pole varem midagi sellist näinud, loomulikult ta ei ole väga soodne, aga kui on tõesti kohad, kus ei ole ruumi eraldi biojäätmete hoidmiseks ja tegelikult minule vähemalt on jäänud mulje, et ikkagi riigipoolsed nõuded üle Euroopa Liidu lähevad selle peale, et biojäätmed tuleb hakata eraldi nagu siis eraldama teistest jäätmetest ja eraldi ära andma. Ja ütleme ausalt, kui ma ka neid ei eralda ja ma tavaliselt prügikasti need nii-öelda toidujäätmed viskan, et tegelikult ka see prügikast hakkab kohe välja viima. Ja, et hakkab nagu lõhnama. Just. Et kellel on eramaja, sellel on natuke lihtsam, sest omavalitsused võimaldavad ka tegelikult sellist biojäätme konteinerit saada siis läbi omavalitsuse. Aga just korteri inimesel, et ma ei pane ukse taha kuskile seda nii-öelda kasti biojäätmetega. Täpselt, mulle just tunduski, et see on nagu korteris selline hea lahendus, et ilus masin, mis on väike, võtab vähe ruumi ja ei pea mingisuguse lisaprügikastiga tegelema. Ja, hästi mugav on ja tõesti ta on nagu kiire ka, et ma saangi niimoodi, et õhtul panen ta nii-öelda tööle ja hommikuks on mul ta kõik juba väikseks teinud ja ma saan kas siis prügikasti panna või siis õue viia kuskile. Just, ja sa ei pea tegelikult teda kohe välja viima, sest et kuna ta on nagu lõhnavaba, siis ta võib... Ja just, et ei tule ja, et kui ma jätan mingid toidujäätmed kuskile kapi peale, ütleme, kui ma korjaks kuskile, ma ei tea, lahtisesse karpi või ämbrisse, et siis see lõhnab ilmselt hommikul. Just. Muidugi peab teadma, et sinna pärast konte ja kive nagu sisse panna ei tohi. Et ploomikivid ja kanakondid ja need ei lähe, aga küll võib ja siukest nii-öelda loomsed jäädet ka panna, et liha ja munakoored teeb ta ilusti katki, aga just see, et suurem kont, et sellega ta ei saa hakkama. Okei, väga huvitav. Kui me rääkisime toidu kuivatamisest, siis võtame kohe käsile teise toote, mis on Stollari kiire toidu kuivati, et ta näeb välja teistsugune kui teised toidukuivatid, et ta näeb ilusam välja. Ta näeb just nimelt disainilt on ilusam, mõte on tal ikkagi sama, et toiduained käivad mööda restide peale ja siis ta kuivatab. Et tegelikult ongi hästi oluline vaadata neid aegasid, mida need toidukuivatid pakuvad. Et mõnel on siuke mõnetunnine kuivatusprogramm ja tegelikult mina proovisin nüüd õunu kuivatada, et mõne tunniga õunu tegelikult ära ei kuivata. Okay. Et see võtab natuke rohkem aega. Ma just mõtlesin, et praegu on tegelikult kohe tulemas toidukuivati põhiaeg, eks ole, et õunad just põhiliselt, mida inimesed kuivatavad, ma ei tea, mida veel kuivatada. Tegelikult saab kõiki
marju kuivatada, samamoodi kuivatatakse ka juurikaid. Et siis on niisugused tervislikumad näksid. Maasikaaeg on enam-vähem läbi, eks lõunaaeg on tulemas, praegu on, ma ei teagi, sellised vahepealsed mingid sõstrad ja värgid on praegu, neid vist väga ei kuivata. Ja ei, tegelikult tehakse selle toidukuivatiga ka, ma ei tea, kuidas seda päriselt nimetatakse, näksid, ehk siis niisugune marja segu pannakse ühtlase plaadi peale ja siis ta on niisugune natuke nagu niisugune nätske maius. Ja poest saab sellise soosta, eks ole. Aga tegelikult on alati mõnusam jah ise teha, sest ma tean täpselt, mida ma sinna sisse panin. Just. Ja võib-olla kui lapsed nagu tegemisse kaasata, siis äkki nad söövad ka. Selles mõttes on tegelikult jah see, et Stollari masin näeb välja, kui tavaline toidukuivat on selline, et on see klaaskuppel ja siis need riiulid on seal sees. Ja see on ka pigem niisugune plastik, eks, mitte päris klaas. Plastikkuppel, siis sellel on selline vähemalt välimused metallist, ma ei tea, kas päriselt on metallist, aga selline hall kast ümber, et ta näeb välja ja ka kuivatusplaadid on metallist, eks ole. Ja et see annab, teistel on enamusel on ikkagi plastikplaadid seal vahel. Ja tegelikult on oluline see disain ka, et kui ma ikka panen ta sinna ööpäevaks köögipinnale nagu kuivatamist, ta võiks nagu hea välja näha ka. Just, et mulle ta sellepärast silma jäigi, et ma vaatasin nüüd, et ma ei ole nagu nii stiilset kuivatit parem näinud, et enamasti need on sellised igavad seadmed, aga see on... Ja, nad pigem jah ei hakka nagu, ei rõõmusta silma. Just, aga see on selline asi, mis võib-olla isegi püüab silma. Kuivati ongi, eks ole, selles mõttes, nagu just rääkisime, praeguse aja selline toode, mida just praegu nagu ostetakse ja otsitakse. No tegelikult kuivatavad marju ja üldse ikkagi aasta läbi tegelikult. Nagu see masin juba kodus olemas on, eks? Ja, see lihtsalt on jah see, et siis mul ei ole need otse puuotsas korjatud, vaid on kas siis kaupluses toodud või jah, sisse toodud, ei ole nagu päris värsked. Kolmas toode, mis mulle silma jäi, mida ma varem pole näinud, on Rommespacheri supivalmistaja, et tegelikult meil Tefal supiblender on olnud juba aastaid olemas ja ka ta on niisugune valge või niisugune klassikaline valge disain, eks ole, plastikust. See näeb välja selline roostivaba ilus, eks ole, hästi. Ja vähe sellest, et ta on ilus, ta tegelikult ei ole ainult supiblender. Ütleme niimoodi, et selle masina unikaalsus on see, et ma saan sellega teha neid taimseid piimasid. Et ehk siis nendele, kes piima ei joo. Just, ja ma saangi ise teha need ja taas kord on oluline see, et ma kontrollin ise, millest see piim on tehtud. Okei. Isegi kui teate, kuidas see käib üldse oli, et... Tegelikult ju ka ütleme, kui mandlipiime tehakse, siis mandleid nii-öelda leotatakse seal, ja seal on täpselt need programmid olemas ja siis pärast kurnatakse. Et kes ei saa juua tavalist lehmapiima, et tema jaoks on see nagu hästi mõnus võimalus. Inimesi on järjest rohkem. Järjest rohkem tuleb, jah. Okei, selles mõttes huvitav, et 9 programmi ja saab teha, ma saan aru, et ka putru ja smuutit. Ja kõik need on ja juures, et klassikaline supiblendri. Minu jaoks jällegi täiesti selline asi, mida ma seda Tehvali oma olen näinud, eks ole, aga need sellised eriomadused on nagu... Ja tal on jah funktsioon ikka kõvasti rohkem. Ja mina olen supiblendrist teinud näiteks õunamoosi, kui mul on kodus on mõned üksikud õunad, nad väga enam sellised apetiitsed ei ole, siis koorin ära ja sinna supiblendrist ja natuke kaneeli juurde ja täpselt värske õunamoos tuleb. Samamoodi hommikupudrut saab seal teha, väga lihtne. Püree supi jaoks ideaalne. Aga jah, just sellel uuel mudelil on jah juures see nii-öelda taimse piima tegemise võimalus. Et mida ma ausalt oldes ei ole ka teistel masinatel üldse näinud. Just, mina samuti mitte, et selles mõttes ongi see nagu selline seade, mis mul silma jäi ja ma ütlesin, et sa pead mulle sellest rohkem rääkima. Et see on jah supiblendreile lisaks. Ja järgmine seade, mis samuti minu jaoks on täiesti tume maa, aga tundus nagu põdevad Philipsi kõik ühes küpsetaja, et mida see teeb? Oi, ja kõik ühes küpsetajad mulle hullult meeldivad. Et esiteks on üks masin, mis teeb mitut asja. Sest ruumi meil köögis kellelgi üle ei ole. Ja see on suur, 5-liitrine, ehk siis päriselt nagu suure pere toidus. Mille poolest see erineb tavalisest multikuukerist? Siin on programme rohkem, ehk siis tal on see nii-öelda survega keetmine, slow cooker ehk siis aeglane keetmine, tal on juures auruga küpsetamine, tal on soojas hoidmine, kastme paksendamine, tal on hästi palju programme eelseadistatud juba. Et see teebki ta nagu, esiteks seda on ülilihtne kasutada ja toit tuleb nagu ülimaitsev, et kui liha teha nende sees, see on nagu ülihea. Ja samamoodi on ju, ütleme siis niisugused multikuukerid või niisugused slow cookerid on ju, Sage'il on samamoodi olemas. Tehvalil on olemas. Et neid on erinevaid tootjaid ja selle pluss Sage'il oli ka vist see samasmoodi universaalne selline seade, mis on siis nii-öelda
surve all kui ka siis slow cooker, eks ole, jah, just. Ja lihaarmastajatele ma arvan, on see slow cooking on nagu ülim. Et see liha tõesti, mina ahjus nagu nii mõnusalt pehmet liha pole kunagi saanud. Ja samas ütleme siis see rõhu all küpsetamine, see küpsetab ju ikka hästi kiiresti, et suure lihatüki saab seal 30 minutit ja valmis. Ja ta päriselt ongi hea, mitte ei ole nagu ära kuivanud, kui ma 30 minutiga üritaks ahjus valmis saada. Just. Väga huvitav, ma olen mingi äpp on ka, kus on siis retseptid ja muud sellised asjad. Ja see on siuke tänapäevasem juba et retsept on äppis, sul ei ole paberi peal. Otsa saavad veel äppi lahti ja tegelikult üleüldse nende multikuukerite retsepte leiab internetist nagu väga palju. Ja ma ei pea seda ju ainult liha jaoks kasutama, juurviljad, pudrud samamoodi tehakse siin sees. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis Tehvali omaga sai lausa jogurtit teha, õrn soojustamine. See on ka tegelikult ju selline tänapäeval hästi popasi. Ja jälle populaarne ise teha. Just. Et kui alati tundub, et see jogurt on nagu jube tervislik, siis tegelikult kui vaadata natuke sinna etiketi peale, palju sinna muid asju juurde on pandud, siis ise tehtud on ilmselgelt nagu parem. Just, et jällegi asi, mis on minu jaoks uus ja nüüd ma olen kõvasti targem jälle üks asi, mida ma omale tahan. Just nimelt sellega see oht on jah, et kõik asju proovides on kõike vaja endale. Vaatame ühte asja, mida ma ilmselt omale ei taha, aga ilmselt on päris palju inimesi, kellele see on vajalik, on õlipress, et selline, ma saan aru, et sa paned siis sinna mingid õli tootvad ained sisse või samas nagu, mis meil tänapäeval on, oliivid või seemned ja igast väga paljudest seemnetest saab ju õli välja pressida ja selle mõte nüüd ongi, et see on külm pressitud ja tegelikult see õli on nagu nii värske, kui värske üldse olla saab. Ehk siis koha peal ise teen, masinasse endasse mahub 700 grammi neid seemneid ära panna, aga väike kogus 200 grammi on kuskil 6-10-12 minutit ja on mul õli tehtud. Ja võib panna sinna chia seemneid, linaseemneid, pähklist saab. Vaatangi siin tootja poolsel nagu selle valikul on hästi palju just on nagu pähklid igasugused ja pähklitest tuleb õli, eks. Jah, mandlid ja erinevad pähklitüübid ja loomulikult päevalille seemned ja siis kõrvitsa seemned ja nii edasi, seesami seemned, et selles mõttes igasugustest taolistest õlirikastest seemnetest, et tavaliselt ostetakse eriti sellised eksklusiivsed õlisid päris kalli hinnaga poest, kui neid nagu tihti kasutada, tuleb selle masinaga kõvasti absoluutselt ise tehtud, et esiteks jälle ma tean, mis seal sees on. Just. Ja ma teen täpselt nii palju, kui mul teda parasjagu vaja on, sest tegelikult on õli on ka üks siuke asi, kes nagu lahtiselt seistes ei lähe paremaks. Et õli siuke hoiustamine on natuke raskem. Ja samamoodi siis ütleme, kui ma olen selle õli välja pressinud, siis see pähklipuru või seemnepuru, seda tegelikult kasutatakse kas küpsiste tegemiseks, leiva sisse, seda saab jälle kasutada ise. Et võimalikult vähe nagu jääd ette jälle. See, et tootjad, kes teevad tööstuslikult õli, kasutavad selle ära, võivad sulle seda 2 korda maha. Just täpselt, eks. Aga praegu saad seda nagu saan ise kasutada. Ja 700 grammi mahutab siis seemneid ja 200 grammi töötleb ära 6-12 minutiga sõltuvad programmist, eks ole, sõltuvad nendest, mis konkreetsed mis ma ise valinud olen ja mis seemned on, et ilmselgelt ühed seemned annavad rohkem õli välja kui teised, et sükest nii-öelda õlikogusta välja öelda ei saagi. Palju seda õli sealt ühest seemnest tuleb. Ja siis on Prestigial on väga huvitavad asjad, mida ma ka varem pole nagu niimoodi kohanud, on sellised veiniarmastajate asjad, jah. Seal on nüüd niimoodi, et veiniavaja on elektriline, laetav. Tavaliselt plastikaga või passiivsed, eks ole, et sa paned korgi peale. Just, ja siis pead nagu jõud rakendama, et seda veini avada, et siin on väga lihtne, et veiniavajal on siis ka selle fooliumilõikaja. Et see on alati hästi tüütu veini avamise juures, et seda fooliumit nagu õigesti ära lõigata. Tahtsin sinna jõuda, et tegelikult ka veini või see avamine ei ole nagu tihti, eriti kui on vanem vein, see kvaliteet vein, siis päris keeruline tegevus ja siis võib see korraks katki minna ja sa urgitsed seda välja. Ja kui sa selle korgi oled katki teinud, siis tegelikult on juba vein untsus, eks. Ehk siis ma usun, et see elektriline seade ei pea nagu ise seal jõudu kasutama. Ja siis ei teki seda murdejõudu, et tihti peale selle sisse keeratavaga hakkad nagu ühele poole või teisele poole murdma teda. Olen seda ise kasutanud ja tuleb välja, et ma ei ole väga pädev selle koha pealt. Ja nüüd muidugi väga paljud veinitootjad lähevadki juba keeratava korgi peale, aga siuke kvaliteetvein on ikkagi nii-öelda korgist korgiga. Ja nende jaoks need Prestigio abivahendid on. Et seal on nii veini avaja, avajatel on siis fooliumilõikaja ka juures ja veini sulgurid on,
ehk siis kui juhtub nii, et veini jääb üle, siis ma saan veini sulgeda õhukindlalt ja siis vein lihtsalt säilib kauem, et ma ei pea siin paari päeva jooksul ära kasutama. Ja mis on nagu minust eriti ägedad, on need veiniõhutajad. Sest teadaolevalt punast veini eriti tuleb ju nii-öelda lasta hingata, aga kui mul ta pudelis seisab, siis läbi pudeli suu ta tegelikult väga ei hinga. Et ütleme niimoodi, et õige on siuke, et ma hakkan teda karafini valama ja siis natuke õhutan. Aga nüüd on siuke abivahend, et pannakse pudeli suu peale ja siis ta õhutab seda veini. On öeldud, et kui sa soodsamad sa veiniga õhutamine teeb imesid, et maitseb nagu veits nagu kallim kraam kohe, et kui ära õhutada. Ja ei õhutata tegelikult ainult punast veini, valget veini samamoodi õhutatakse, on siukese tummisema maitsega. Et annab siis maitsele juurde, et tulevad need lõhnapuketid ja paremini välja. Võt siis, et iseenesest mina ei ole väga suur veini jooja aeg-ajalt, ma seda tarbin ja siis minu jaoks on kogu aeg olnud see, et ma ei ole väga süvenenud, eks ole, et korgi avamine on väga tüütu tegevus ja mul sellepärast sa ei joogi veini väga paljud korgid alati. Et tegelikult tuleb välja, et kui sa ikkagi oled nagu selline inimene, kes veini tihedamini tarbib, ma tean äkki inimesi, kes nagu igapäevaselt vähemalt iga nädala võidu kõrvale terve Prantsusmaa, Hispaania, eks ole, muudlad joogivad veini. Ja tegelikult veini joomine ja veini avamine ja veini serveerimine on omaette teadus, et meie võib-olla pooli asju siin ei tea. Ja samamoodi veini serveerimise temperatuurid, et punasel veinil on see toatemperatuur, tihtipeale aetakse see nii-öelda segamini, ongi meie enda toatemperatuur, tegelikult punase veini temperatuur on siuke 16-18. Siis külma toa temperatuur. Pigem jääda toa temperatuur, et aga meil toas on siuke 20 ja natuke peale, siis selle jaoks on tegelikult Prestige'il olemas ka siis veini jahuti, mis hoiab jahedana. Nagu kinnas või müts, mis käib veini pudeli ümber. Et see on oluline, see temperatuur samamoodi, et just, sellepärast tegelikult ju ka veini külmikutes on erinevad riiulid, erinevad punasel on üks ja valgel on teine. Ja samamoodi ka juuakse, valget pigem juuakse nagu jahedamana ja punast nagu natukene soojemana, aga mitte päris toa soojana. Või siin suvel õues oled, siis on 30+ kraadi, et selle jaoks on siis see temperatuuri hoidja veinidele. Ja nad on üliilusates kinkepakkides. Et kellel on veinisõber tuttav või kodus, siis seda nagu ilus kinkidega. Kingituseks ideaalne, eks ole, et tulin külla, võtsin veini kaas, nagu ole, et näed, et enam ei ole sul vaja seda korgist sellised välja kiskuda, ma tein sulle parem asja. Just, väga, väga super. Ja viimane asi, mis mulle nagu silma jäi või tegelikult mitte üks asi, aga tegelikult nagu terve sari asi on see, et me oleme siin mitu korda rääkinud ja mulle endale väga meeldivad Tefali Ingenio köögi siis nõud, mis on sellised ärakäiva käepidema, käivad üksi ja sisse, võtavad vähe ruumi ja lisaks universaalselt, et nad töötavad siis nii pliidi peal kui ka ahjus, eks ole, et saad teha nagu ühe poti või panniga nagu mitmes erinevas kohas, et muidu sul pann ju isegi kui on suur sügav pann, seda ahju ei mahu, su käepide on ees, eks ole. Ja teine asi, kui ta mahub, siis käepide sulab ära sulle sinna ahju. Ja seal saad käepidem küljest ära võtta. Nüüd on nagu Tefal siis läinud selle Ingenio sarjaga ka nii-öelda teiste köögividinate turule, ehk siis kui siiamaani Tefal on olnud just selline panni ja siis suuremate kodumasinate tootja, eks ole, või siis koristusseadmete tootja pigem. Siis praeguseks ma vaatan, et nad on teinud ka terve selle Ingenio sarjas on toonud välja kõik võimalikud muud asjad, mida köögis vaja võiks olla, ehk siis noadusikad, kulbid, eks ole, ja muud taolised asjad ja see tegelikult munaviiluta ja segamiskaus, pudrunui, vispel. Ja kõik on olemas, mis köögis vaja. Kõik, mis köögis vaja ja nad näevad sellised Tefali värvides välja, musta ja punasega, eks ole, väga stiilsed. Ja teades Tefalis kindlasti hästi kvaliteetsed. Nad on hästi kvaliteetsetest materjalidest, ehk siis vastupidavad, et ja teine, mis minule tõesti meeldib, on see, et kui need köögitarvikud on ühtemoodi, et kõik köögitarvikud mul ei mahu sahtlisse ära. Sa paned seina peal, eks ole? Kas on siis seina peal või on see niimoodi siuke korvike või hoidja ja tegelikult on hästi ilus vaadata, kui nad on ühesugused. Just, muidu mul on kodus kakofoonia, erinevad kodust ostetud ja siis ja, et mina just ka ikka käin. Ja samamoodi siukese nii-öelda abivahendid, et kausid, sõelad, et kvaliteet on ka oluline, et Tefali köögitarvikud on küll nüüd väga kvaliteetsetest materjalidest. Püsivad kaua ja ei suuda nagu, ei lähe nagu värvidest ära. Tihtipeale selle siuke, ütleme, kulp, mida kuuma suppi sisse pista tihtipeale, siis ta lõpuks on siuke natuke värvist ära.
et need selles osas paremad. Et väga huvitav, et on mindud siis ka nagu seda teed, et pakkuda lisaks nendele pannidele, ka sinna pannide juurde käivaid asju. Just pannilabides ka juurde. Just, et asju, mis toidu tegemisel nagu teine hästi oluline osa on. Ja teine, mis minul Tehvali puhul hullult meeldivad, on noad. Aha. Et esiteks nad on käes hästi mugavad. Steiginoad on muidugi sellised eriti stiilsed, kui on selline suur lihakänsakas ja korralik steiginuga. Aga jaa, muidu ka niimoodi nii-öelda lauanoad, millega siis ikkagi lõikan igasugu liha ja juurikaid. Need töötavad väga hästi hea teraga. Ja muidugi ilusad, see on nagu oluline köögis. No täpselt, et nad näevad ikkagi väga head välja ja mõtlen Tehvali puhul ei ole põhjust kahelda, et nad on alati kvaliteetsed. Jah, kvaliteet on ikka kindel. Ja meil muidugi on praegult kampaania ka neile. Saab veits sootsamalt. Just, täpselt. Kogu siis Ingenio sari. Täpselt. Ja võib-olla viimaseks asjaks märkasin seda, et kui me oleme siin rääkinud sinuga hästi palju tolmuimejatest, eriti varsed robotolmuimejatest, siis Electrolux on ka nüüd läinud seda teed, nagu siin Dyson on alustanud ja kõik riburooda pidi järgi läinud, ehk siis teinud sellise püstoltüüpi, ehk siis ülevalt mootoriga varstolmuimejad. Electrolux tegi aastaid ja pikalt tegi neid tavalisi klassikalise alumise. Ta keeldus sinna tulemas, kus kuhu turg läks. Ja kuhu kõik läksid. Aga nüüd tundub, et neil on lausa vist 4 mudelit ja siin ilmselt vahe ongi siis selles, et mis aksessuaarides ja tarvikutes on vahe. Ja mingi seletamata põhjusena on suutnud kohe võita ka IFI disaini auhinna, et ju siis ta näeb. See näeb väga hea välja ja seal on ka värvivalik, paraku ongi see, et värvivalik tähendab ka siis seda tarvikute valikut. Et tõesti ta näeb nagu ülihea välja ja mis mulle nüüd meeldib, et ka Electrolux on tulnud seda teed, et aku on eemaldatav, mis tähendab seda, et kui mul see aku läbi läheb, siis ma tegelikult saan osta uue aku või kui mul on veel pikemat tööaega vaja, kui see tolmuimeja originaalis nii-öelda annab, siis ma saan lisaakku endale osta. Ja akut saab eraldi laadijaga, ilmselt on mingi laadijaga olemas selle jaoks eraldi, eks ole. Tal on tegelikult dokk. Ehk siis ma panengi jälle selle tolmuimeja nii-öelda seisma sinna ja ta laebki, ongi seal laadijas alati. Ja mõtlen, kui sa tahad teist akut samal ajal laadida, kui sa töötad. Ja siis sa saad laadijasse panna, sest laadijat sa nii-öelda kaasa ei võta. Ja samamoodi, eks selle aku on 25,2 volti, eks siis tänapäeval on see üsna standardiks muutunud, et 25 volti on nagu sellise võimsa tolmuimeja akud, et kui mina mäletan veel seda aega, kui olid sellised, et hea oli üle 10 voldi ja kehv oli alla 10 voldi, siis praegu on 10 voldine, isegi 18 voldist ei peeta enam nagu see tipptasemel. Just. Täpselt sama asi toimub tegelikult tööriistadel, eks ole, et korralikud tööriistad on vähemalt 20 volti on aku. Ja vähem enam keegi nagu ostaks. Just, et siis tal on rohkem jõudu ja ilmselt ka vanasti oli see, et ta pidi olema lahjem selle pärast, et võimsam akuliselt ei kestnud, siis tänapäeval on see, et nad ka see kestab siin 35 minutit maksimumrežiimil, kui mu mälu mind ei peta, nii et tegelikult nagu ikkagi päris suure toa. Mina kasutan oma vanakooli varstolmuimejat, ma arvan, et mul läheb mingi 5-10 minutit, ma terve korteri üle ja tegelikult ikkagi kiire on ta. Ja mis mulle veel meeldis selle Electroluxi puhul, tal on ülimugav see käsitolmuimeja osa. Ja kui ta nüüd seal nii-öelda dokis seisab, selle käsitolmuimeja saan hästi lihtsalt küljest ära võtta. Et ma ei pea selle pika varrega nagu mängima. Teine veel on see, et see vars on pikendatav. Ehk siis sobib nii mulle kui mu mehele, sest meil on pikkuse vahe hästi suur ja mina võib-olla tõmbaks selle varre nagu lühikeseks, mees tõmbab hästi pikaks. Me kodus on tavaliselt tolmuime, et me ikkagi mängime sellega, et tavaliselt varred ei ole väga reguleeritavad. Aga sellist Tehvali moodi paindliku otsa tal ikkagi ei ole? Seda tal ei ole. Et see on nagu Tehvali unikaalne omadus. Küll on nüüd üks asi, mis on juurde tulnud Electroluxile, mida tal ka enne pole olnud, on mopivots. Ja see on ka nagu teine asi, mis millega ta nüüd tuli kaasa. Tehvalil ja Philipsil on juba tükk aega. Et nüüd Electrolux tuli ka ja tal on seda tüüpi mopivots nagu Samsungil, ehk siis tal on sellised ümmargused lapid all. Mis käivad ringi nii-öelda pöörlevad. Ja ma ütlen, et üliäge näeb see, kogu see komplekt näeb välja. Mulle ka mulje, et nagu just nagu disaini mõttes on ta nagu hästi efektne või selline. Ja see on nüüd see tolmuimeja, mida ei pea kuskile trepi alla nurka panema laadima, vaid selle panekki niimoodi kenasti nähtavale kõigile. Ja mis veel oli tegelikult seal tarvikute hulgas on, mis on ka tegelikult Tehvalil, on see nii-öelda sofahari, diivanihari, ülimugav loomapidajatele. Et ta tõesti tõmbab nagu puhtaks kohe need kassikarvad sealt diivani pealt ära või koerakarvad. Või miks mitte ka enda juuksekarvad. Just, neid ikka aeg-ajalt langeb. Ja neid langeb, jah. Et kui kodus on rohkem kui üks naisterahvas,
mis langeb mitu korda siis on jah seda karva sealt koristada, aga teda on nagu mugav kasutada ja just nimelt see ka, et kui mul on kähku vaja sealt diivani pealt midagi ära võtta, lapsed on natuke küpsist võib-olla seal söönud, ma saangi hästi kiirelt selle käsitolmuka nagu kätte ja need lisaotsikud käivad kõik siis sinna külge, kus sul laadimine on. Kas siis on selle doki peal või on seina peal. Et ei pea kuskil... Ja muidu tavaliselt on need otsikud on kuskil ära pandud ja keegi täpselt ei tea kuhu. Just, ja siis tükk aega otsid ja lõpuks annad alla ja ei lõpuks ei hakka koristama. See on alati võimalus. No näed siis, järgmine suur tolmuimeja tootja on astunud, see on huvitav, et siin on nagu see, et Philips ja Electrolux on olnud minu arust aastaid nagu Eestis kõige suuremad tolmuimeja tootjad või kõige tuntumad ja kõige paremad. Siis Philips on nagu seda teed ammu läinud ja Electrolux on võtnud üks aega ei tahtnud kaasa tulla, jah. Just, et siin isegi teised väiksemad tootjad on järgi tulnud ja Tehval on tegelikult tolmuimeja turul see suhteliselt uue tuli ja nüüd viimased mingi aastat 5 on nad vist teinud seda, aga varem nad väga ei tegelenud tolmuimejat. Vähemalt mitte meie turul, Euroopas. Meie turul, jah, pigem Euroopas küll. Kas sul on veel mingeid ägedaid asju, mida sa oled märganud ja mida mina ei ole märganud? Ma tean, mida sina ei ole märganud, meil on uued sirgendajad ja kuulutajad nettidel, ehk siis siuke bränd nagu Balmain. Minu jaoks täiesti tundmatu, kõlab kallilt. Kõlab kallilt. Ta on tegelikult bränd, mis siis ongi suunatud pigem professionaalidele. Ja nüüd siis tavakasutajale ka saadaval ja kasutatakse ainult väga kvaliteetseid materjale nende raudade juures, mis on tegelikult väga oluline. Kuumtöötlemine juustele ei ole just kõige niimoodi helgem. Et kui see materjal, millest siis need plaadid on tehtud, on korralik ja Balmainil on siis titaaniumist, mis tähendab seda, et see temperatuur on hästi ühtlane ja samamoodi on ujuvad plaadid, mis tähendab seda, et ta kiku neid juukseid. Seda väljendit ma olen varem kuulnud, aga ma ei ole aru saanud, mida see tähendab. Ja need plaadid, kui niimoodi kokku litseda, siis ta annab natuke järgi. Okay. Et nii-öelda kõiguvad seal. Ja muidugi, mis on üliägedad, on need juhtmevabad, mis siis on meil valikus. Balmainil on ka juhtmevabad? Jaa, just. Okay. Et juhtmevabad meie valikus on siis Beureril on sellised pisikesed, on Dyson Corale. No see Dyson on, Corale on selline kõigi juhtmevabad ja sirgendajate ema, eks ole, et tema oli esimene ja ta on siiamaani nagu siuke kõige vahetum, ikooniline just. Ja ka siin on täpselt sama moodi ja tegelikult see ongi tulnud nii-öelda modellide ja siukesest maailmast, et kuna tihtipeale seal nii-öelda backstage'is ei ole võimalust seda elektripistikut igal pool kasutada. No, absoluutselt, või on see, et on suur konkurents ühe pistiku just ühe pistiku peale nagu tahtida rohkem. Siis tegelikult ülimugav, kuna siis tegemist profidele mõeldud masinaga, siis tal tegelikult ka aku kestab. No näevad ka ülistiilsed välja. Ja ilusa kotikese sees ja juba see karp ja kõik on väga ilus. Ja mõtleks, et see juhtmevaba sirgendaja karp näeb välja nagu, mõtlen, see on kuskilt Milanost moepajast pärit. Ongi tegelikult kogu see disain on just nimelt siuke moelavadelt ja see annab nagu tunda, et disain on juba siuke professionaalne ja siuke kõrge lennuga ja samamoodi tegelikult see masin ise ongi mõeldud professionaalsetele juuksuritele. Ma näen, et aku lubatakse 40 minutit, siis lubatakse aku kestab. Et isegi mina ei sirgenda oma juukseid nii kaua. Ja kõik siuke automaatne väljalülitus ja siuksed asjad on juba juures, et just nimelt esiteks ootuse mõttes ja teiseks tegelikult ju hoiab kokku ka akut, et kui ma ei lase tal niisama seal kuumas hoida ennast. No lisaks on, eks ole, siis klassikalised lokitangid. Ja lokitangid ja on ka tavaline sirgendaja, mis on siis juhtmega, et seal samamoodi on ju titaaniumplaadid, ujuvad plaadid seal juures. Negatiivseid joone toodab see sirgendaja, see kõik hoiab siis lihtsalt juukseid ja ei kahjusta nii palju, kui ma kuum töötlen. Ja loomulikult ega ka väga hea masinaga ei tasu siis ära unustada, et kuuma kaitseda käib ikkagi kõige alla. Nii ta peaks olema. Väga huvitav, et minu jaoks jällegi täiesti selline tootja, kellest mina polnud varem kuulnud, aga vaadates seda disaini ja siis väga stiilne ja väga selline kvaliteetne päide küll. Ja ta on pigem ikkagi naistele suunatud, et nad tegelikult teevad ka harjad, kammid, juuksehooldus, et neil on see tootevalik on hästi suur. See on tegelikult nagu salongidele mõeldud. Pigem salongidele on ta tegelikult algselt mõeldud, jah. Just samamoodi, eks nagu Valera föönid on päris palju professionaalses kasutamises, eks ole, et siis see on nagu ka selline firma, mida kasutatakse. Et nüüd nad on lihtsalt tulnud nii-öelda ka tavakasutajale kätte saadavaks. Just, ma vaatangi, vaadates seda Woodlari disaini, tegelikult eks ongi uus toode, sest et selle juhtmevaba sirgendaja on ju tegelikult kõigil tootjatel väga uus asi. Ja pigem ei ole niimoodi, et kõigil on juba. Just, ja siin on näha, et karbi disain on selline, et selle ümbrise Woodlari disain, et näeb välja nagu kvaliteetne ridikul, ehk siis selles mõttes on ta selline, et ei ole ilmselt salongis vaja sellist, aga kodus või kuskil niimoodi käekoti pannes on ta küll nagu hästi mugav kaasa võtta. Stiilikoon, eks ole. Ja just. On sul veel midagi? Tead, mul täna ei olegi. Hämmastav, aga siis jätame muud asjad järgmiseks korraks. Ja teiseks korraks ka.
just, aga aitäh sulle, et tulid minu kodumasina ja ilutoodete uudiseid jagama. Mina siinkohal mainin uuesti ära loomulikult selle, et kui te soovite anda meile teada, millest me võiksime rääkida või kuidas oma saadet paremini teha, siis palun kirjutage meile, meie meiliaadress on saade@euroniks.ee või kirjutage meie Facebooki või Instagrami postituste alla, me loeme ka need kõik läbi ja võtame kogu teie tagasisidet saate tegemisel arvesse. Täname kuulamast!